hästi, lähme teisele ringile. Paide linnameeskonna noortetööjuht Margus Luts, taaskordne laagriaasta edukalt lõppsadamasse triivitud, rekordiline laagriaasta, 210 noort, koeru, Türi ja Paide peale. Kuidas sinu silmade läbi kõik see üritus siin tundunud on? Rekordaasta ja näha, et meil kõik treenerid on alati olnud valmis, abitreenerid, kõik on valmis, kõik on hästi organiseeritud ja super, hästi oli, äge laager. Kuidas treenerite niisugune vahetu tagasiside, kuidas lastelt, mida head kuulnud oled, mis jutud levivad linna peal? Eks see suurem tagasiside tuleb kindlasti hiljem, on ju. Tänane päev natukene nagu varjutas seda, et ilm oli kehva, aga need 3 päeva tagasiside treeneritelt oli nagu super, et ilm oli hea, lapsed olid tublid, tegevusi oli palju. Minust super uus asi oli Naturali poolt välja mõeldud uued ideed, et jälle midagi uut, nii nagu iga aasta meil on olnud. Et see ploksutaja ja see teema, et lapsed kasutasid ka neid plätudena lõpuks, et väga okei. Et see minust on meil hästi läbi mõeldud, et me teeme hommikuti nagu jalgpallialased tegevusi ja peale seda on meil nagu muud tegevused, et see on meil nagu hästi planeeritud. Ehk et head mõtted taaskord kirja ja uueks aastaks siis hakkame vaikselt energiat koguma ja paneme ühe kihvti laagriaasta uuesti kokku. Ja kindlasti ja nii nagu ma Paides avakõnes ütlesin lastele, et mulle meeldib alati see viimane päev, et kui lapsed veel on viimasel päeval ja juba mõtlevad järgmise aasta suunas, et millal see jälle järgmine laager tuleb, aga nüüd peab jälle aasta ootama. Aga me oleme nagu klubina mõelnud, et võib ka koolivaheajadel hakata proovima niisugused väiksemaid laagrid, et see on nagu hea koht, kus jätkata neid traditsioone. Naturali juhatuse liige Teet Raitsalu, taaskordne laagriaasta edukalt tehtud, tagasi süüakse suppi ja lapsed ja vanemad naudivad 4 pika päeva edukat lõppu. Kuidas sinul tunded on, kuidas läks? Ma korra nüüd mõtlesin selle peale, et ülipositiivne, ülivinge on võib-olla sõna, mida ma ka kasutaksin ja üliäge. Et kui ma nüüd läbi enda pilgu peaksin seda vaatama, siis see on meil vist 3. aasta. Esimesel aastal ma olin rohkem kõrvaltvaataja, käisin lihtsalt poisile kõrval kaasa elamas, siis eelmine aasta oli enam-vähem sama ja nüüd sellel aastal ma olin ikkagi rohkem koha peal ja tegelikult ka võtsin ise natukene osa töötoas ja mida ma näen, siis lapsed täiega naudivad, et neile väga meeldib. Sul on heas mõttes võimalik saada iga päeva lõppedes kodust juba tagasisidet, et tütar oli sul koeru laagripaigas, kui ma ei eksi, oli esindatud. Mida kodus head räägiti kolmapäeva, neljapäeva, reedepäeva lõppedes? Tegelikult oldi väga positiivsed, et tagasiside oli ülihea ja nad on väga rahul. Ja ütleme nii, et poisiga lõppes eilne õhtu sellega, et me veel õhtu kodus ka mängisime jalgpalli. Fakt on see, et tänavune laagriaasta oli rekordiline. Meil oli 210 noort ja 210 noore taltsutamiseks väga palju toredaid treenereid. Milline sinu jällegi lapsevanema ja toetaja pilgu läbi kogu see toetav keskkond siin Paide linnameeskonna poolt oli? Jällegi saan rääkida sellest, mis toimus eile üle staadionil minilaagris. Siis see pilt, mida ma sealt nägin, oli super. Ma siinkohal tahan väga kiita Paide linnameeskonda selle korralduse eest ja tegelikult kõiki neid inimesi, kes Paide linnameeskonna poolt on siis kaasatud. Kõik, kellel olid laagris seljas valged särgid, nad said ülihästi hakkama. Nad olid ise väga positiivsed ja mulle väga meeldis see töö, mida nad tegid. Ja samamoodi, kui meil seal puidutööringis oli abikäsi vaja, siis nad tulid appi ja nautisid ka. Naturali lastelaager on lõppenud. Kuidas sulle meeldis selle aasta laager? Hästi. Kus laagripaigas olid? Ülejää staadionil. Mis sulle üle selle programmi ja nende päevade jooksul kõige rohkem silma jäi ja meeldis? Tehnikaharjutused.
kuidas sulle, kas sa võtsid osa ka sellest nii-öelda plaksutite käsitööringist? Jaa. Kas võtsid need plaksutid endale koju kaasa ja näitasid õhtul Emelissil ka? Jaa. Ja järgmine kord Paide linnameeskonna mängule tuleb plaksutitega, on ju? Jaa. Super! Ma olen Maicel. Väga õige. Anna edasi. Aga ma ei tea ju, kellelt sa võtsid. Sa tahad minu poole siia või? Tahad minu poole? Läheme tagasi, sest see oli ainult uduvihk. Näe, vaata sealt, vaata sealt. Super! Sellepärast ongi meil seda jalkahalli vaja, et me saaks iga ilmaga jalgpalli mängida. Püsti tehtud. Üks 10 aastat tagasi mõju Eesti ühiskonnale, üks jalgpalli omavalitsusele. Lastel mänginud euromänge. Aitäh! Iga taha mängid nii palju. Kavatakse, on siin väga ka see läheb järgnevatele põlvedele lugemiseks. Kus siis Pärnus mängitakse euro. Keegi peaks kunagi selle kapsli avama ja siin on ka meie ja väga sümboolselt. Tuleb siia poole tulema ka ei tea. Ja siis sa pead kohe. Peale ja kui ära kui No nii, kui on sinna.